siin ikkagi ju meistritiitli ees sõidetakse ja konkurents läbi selle on ka tihe ja ikka sõidetakse põhimõtteliselt või et mõisa eest. Lühemalt kokkuvõttes kõik sõidu tulemused saavad, olema nimesti autospordi ajaloo-raamatutest kirjutavad. Meie kuus starti siin nüüd on igatahes kohale jõudnud Mäesaare juhtimisel eest esireas läheb kui Mäesaar Petra ja teises reas Rosenthal Leidisel kolmandas Ellamik ja Taagis. Viimased korrektuurid veel. No nii, foori tuleme sõitjad kolmandal, neljandal, viiendal ja ja meil praegu selgelt sai Petra palju paremini stardist liikuma, ta on juba peaaegu et esimesse kurvi jõudnud, kui teistel alles on hoog ülesse tulema, väga hea reaktsiooni ajaga oli. Ja Petra juhtimisel siis tullakse siit esimeses kurvis ka läbi, vaatame nüüd teisel koha, kes meil on kart number 22 ehk et Rosenthal, meil on Mäesaar üldse neljandas kukkunud siis stardiga või väga katastroofiline start oli tema jaoks, nii et palju aega on temal tagasi teha, nüüd sõltub ka see, mis on rehvirõudel pandud, kas siin sõidu alguses ongi neil libedam ja sõidu teisest poolest tuleb pidavas juurde ja ollakse palju kiirem. Praegu igatahes kaks paari meil on tulnud siit teise koha eest ja neljanda koha eest juba siin poole ringiga. Selle arvelt sõiduliider siis Petai väga hea stardiga on väikse edumaaga sisse tõmmanud. Muidugi me nägime ka juba eile, et esimestes siin eelsõitudes on võimeline, tal tegelikult päris hea hoog on siin alavetel tal üleval. Aga alati ta ei ole ka kõige kiirem. Meil on Rosenthal kolmas Ellamik, neljas Mäesaar on kõigest viies kindlasti, kes meil esikohad siit startis viiendana lõpetada esimest ringi. Kindlasti mitte ootuspärane tulemus tema jaoks, siis me saamegi näha ka, kuidas on ta kohalahingu eest ka võimeline liikuma. Hetkel on meil Mäesaar jätkuvalt Ellamiki selja taga. Üritab kätte saada seda neljandat positsiooni. Kiirus tal vähem kvalifikatsiooni andmetel, vabatreningute andmetel peaks olema rohkem. Aga teine asi muidugi on see, et kas, kuidas ja mismoodi siit mööda saab. Võidusõidus loomulikult see möödasõidu iseärasus lisab ka korralikult võrtsi juurde, et sa võid kiirem olla, aga sa pead ikkagi leidma viisi, kuidas saada konkurents puhtalt mööda. Selleks sa pead ikkagi ütleme 2-3 ringile kiirem olema, et seda oleks vähe lihtsam siin sellel rajal vormistada. Aga seal mitte selle hooaja kõige pikem rada, kus me siin täna sõidame. Laitse on 2 kilomeetrit, 1 meeter pikk ja oi, meil siin Taagis eksib siin eelviimases kurvis väljumisel, hoiud viimases kurvi murule. Õnneks spinn ja ka midagi muud ei juhtud, saadmistel võib-olla välja kirjeldada mõned sekundid. Igatahes, kus meil on? Meil Ellamik on eksinud või on meil Mäesaar juba mööda saanud või kus? Mu silm ei leia praegu rajalt Mäesaart üles. Kas ir gandrīz aizvilka līdzi tevi? Ahaa, siin Ellamik on see, kes minu jaoks rajal hoopis ära eksis. Mäesaar on juba neljandaks tõusnud, Ellamikul siin juhtus midagi raja esimeses sektsioonis. Minu vaateväljast heidisid täpselt välja hetkel. Aga Petal on korralik edu ja on ta ka üldse mees rajaväev viimase ringi, seda tegelikult sellel ringil isegi. Mäesaar vahepeal saanud ka Rosenthalist mööda tõusnud nüüd kolmandaks. Reitel on veel jätkuvalt hoidmas teist kohta, aga Mäesaar nüüd juba tema selja taga ja näha on, et tal on ka kiirustest kinni püüda. Meil on alla 2 minuti jäänud, nii et võidusõit on meil ajalises mastaabis veel ka küllaga. Vähemalt siit 3-4 ringi niimoodi umbes jõutakse teha veel. Aga jah, Karl Ellamik siis praegu nüüd siin selle võistlusrivi ankrumeheks läbi oma eksimuse ka siin kindlasti siitiski kõrgemaid kohti, kõrgemaid punkte ka hooaja edetabelis, aga kahjuks selle vea tõttu praegu jah, siin on tervele ringile poole minuti ja aega kaotsi läinud tal. Ja samamoodi ka jah, Taagisel ka peale oma eksimast siin üle minutiline ringiaeg tuli, samal kui teised sõidavad 50 kipust kandi sees. Petal 55-2, Reitel 55-0, Mäesaar 54-7. Oi, Mäesaar on väga suure hoo üles leidnud meil. Nii et läheb siin elavnema lahing meil teise koha ehk kindlasti kohe. Nüüd on minut natukene alla jäänud. Peame seda veel, siit jõutakse ühel ringile minna ja siis algab viimane ring ehk 2 ringi jäänud veel.
Petai edu hetkel üldse esikohal on 1,5 sekundit, et kui ta suudab selle 1,5 sekundit edu ära hoida nüüd järgnevad poolteist ringi, mis siin on jäänud. Natukene üle 2 ringi on jäänud. Jah, siit nüüd Petai tuleb läbi nüüd viimane ring. Ja viimane ring jälle Mäesaar on olnud kiirem sõitja rajal, seda peab 60-kuga kiirem kui Reitel, on nüüd vähem kui sekundi kaugusel teises kohas meil Mäesaar. Meil saavad nüüd ees ootama väga põnevad viimased ringid ja jällegi Mäesaari jaoks on oluline siin veel üks koht vähemalt ära noppida, et finaalsõiduks võimalikult kõrge stardikoht endale ära loosida. Loomulikult siin on sõitjad iseenda õnnesepad, loosisedelid ei tõmmata, loositakse iseenda õnne. Petai hetkel siis jätkuvalt sõiduliider, ka viimase ringi andmetel pisut üle 1,5 sekundi edu. Sõitsid praktiliselt võrdseid ringi aegu nii Petai kui Reitel esimesel teisel kohal. No nii, liider tuleb meil siit jälle läbi, on temal üsna turvaline edu seal üle sekundi, aga näete teine ja kolmas koht siin see hallikas tuvekart ja siis punakas kollakam kart 24 ja 12 numbritega. Elavnev lahing teise koha eest on meil juba käimas ja esimeses korvis ka ma siit üritan vaadata. Hetkel veel rünnakuks ei läinud. Et Reitel on hetkel veel teist kohta hoidmus, me oleme viimasel ringil. Mäesaarel siis, palju siin meil jäänud on, põhimõtteliselt kolm reaalsemat kurvi, 2 suuremat maapidurdust. Ja juba läheb rünnakule siit teise koha eest, nüüd teab siin minu silmavaatest välja, lähevad seal tiigikurvis tõenäoliselt külg kõrval läbi. Nii, Petai jätkab liidrina, tuleb siis mäest üles, aga kuidas nüüd on teine ja kolmas koht, ikka on ilma muutusteta, kas seda ka läbi viimaste kurvide. Petai tuleb, võtab siit võidu ära, aga teisena tuleb meil ikkagi kohale see Remi Reitel ja kolmandaks jääb ikkagi Kaspar Mäesaar peale katastroofilist starti. Siin neljandana tuleb meil läbi nüüd Remi Rosenthal, siis veel Gabriello Stagis 5. koht ja Karl-Ella Mekk leppiva siit 6. positsiooniga. Hetkel veel, no praegu siit nüüd sai lähemale, aga juba tuleb kurv vastu ennem kui midagi sealt realiseerima oleks saanud asuda. Ja praegu ka välja kiirendusel ikka jääb piisavalt taappool, et siit tiigist mööda tulles Rosenthal säilitab teise koha, Mäesaar vist 3. kohta veel ründama ei lähe, aga vaatame nüüd, kuidas siit mäkke tõusma hakkavad jälle. Väike siuke tõus. Ja ikka, top 3 ikka ilma muutusteta ja 4. koht siin Reitel. Kart number 24 on esikolmikut vaikselt kinni püüdnud. Ka viimane ring näiteks 3. kohal olevast Mäesaarest on olnud 30 kiirem meil Reitel. Hetkel siis 4. kohal, aga varsti on meil 4 sõitjat siis lahingus esikoha eest, poodiumi kohtade eest. Oi, ja jälle pigem siit see 4. kurv. 4. kurv ikka ei tule Rosenthali nii hästi välja, kui ta ise, ma arvan, ka ootaks sealt kuidagi Mäesaar jõuab talle kogu aeg nii tuulde. Tundub, tema sõidujoon seal 4. kurvist ei ole just kõige parem. Väljakiirenduse mõistes tundub, et ta sõidujoon seal natukene teeb talle kuritegusid, teeb elu raskemaks. Ja noh, nagu näha on tegemist tehnilise rajaga ka siis. Siin tulevadki sõitjate tugevused erinevatel lõikudel ka välja, et kes siin tehnilistemassas osades võib olla natukene kiirem ja kes siin näiteks just sellistes kiiretes kurvides või kes siin näiteks just siin kõige aeglasemates viimase 2 kurvi näiteks on ka väga tehniline. Aga Mäesaar veel on, ma vaatsin korra kõrvale, juba on tõusnud teiseks. On tõrjunud siis Rosenthali 3. positsioonile ja seal selja taga tal kohe on ka Reitel, kes tahab siit juba ära võtta selle 3. positsiooni ka. Kas tõesti võimalik, et ühe ringiga isegi võib 2 kohta kaotada või jälle 4. kurvist välja kiirendusel ka, tal nagu sirge kiirust jääb kohe kehvemaks. Või on siin ikka vahe selles, kuidas on käikude ajamid pandud, võib-olla tal on liiga pikad käigud. Või noh, liiga pikk, mitte käigud tähendab, vaid just liiga pikk see jõuülekanne. Liiga palju tippkiirust taga, mida ta kätte siin äkki ei saa. Näete, Mäesaar juba on päris tuliselt siin Petai tuules ka kinni. 2,5 minutit veel minna, Mäesaarel on täitsa võimalik siit minna võiduni välja.
kui hästi tal nüüd siin see õnnestub, ta on nii lähedal, et seda möödasõitu peaks olema võimalik isegi proovida, aga praegu on näha ka, et kui Mäesaar Pettai taga on kinni, siis Rosenthal on ka mängus, aga Rosenthalil selja taga ka jälgida, et ega Reitel temast mööda ei lähe. Nii et siin esinelikul on palju mida arvestada, samal ajal kui 2 minutit veel kellal sõidu lõpuni. Et mitte, et ei tule ainult kiiremini sõita, vaid tuleb ka peaga sõita. Kui Pettai suudab suurema rünnakumanööbri Mäesaare vastu ära kaitsta, siis võib Mäesaare teine koht hoopis ohu alla jääda ja mine sa tea, äkki võtab seda Rosenthal hoopis teise koha tagasi või suudab Mäesaar nii kiire olla, et paneb Pettai nii suure surve alla, et lähebki mööda ja võtab siit ka edu, võtab siit ka liidripositsiooni ja üritab seda ka lõpuni säilitada. Hetkel igatahes on veel teisel positsioonil. Siin viimastesse kurvidesse tulles, aga B4 esimest sõitjat on kõik omavahel nii koos, nad on vähem kui sekundi sees. Et näeme siin ka kõigest 6 osalejaga väga põnevat võidusõitu. Esimeses kurvist läbi tulles ikka Pettai esimene, Mäesaar teine, Rosenthal 3, Reitel 4. Tõesti väga väiksed sõidujoone nüansid juba hakkavad siin rolli mängima, aga ei, ma tõesti vaatangi, Rosenthalil tundub nagu sirge kiiruse mure olevat. Vaatame nüüd siit 4. kurvist väljudes ka. Sirgel minnakse tal lihtsalt eest ära ja tullakse lähemale. Tundub jah, et siin jõuülekande seadistuses võib-olla on natuke liiga palju tippkiirust taga aetud või muud mootori iseärasused. Aga samal asi näiteks Karl Ellamik 6. positsioonil omas grupis siin ka rahulikult kulgemas. 9,2 sekundit siis on Taagisest maas, kes on 5. kohal, aga praegu nüüd meie esinelik jälle, kui 30 sekundit on veel kellal jäänud, siis eelviimasele ringile nad lähevad, nii et nad kõik 4 mahuvad siin 0,37 sekundi sisse. Tähis uskumata, mis tasemel võidusõit meil siin on, eriti esinelikust kadetti klassis. Need on ikkagi väga noored sõitjad siin, 10+ vanuse iga neil on. Ja väga noored sõitjad suudavad siis nii tulihingelist kohalahingut pidada siin poodiumi kohtade eest, et lõpuks ka siin jõuda ikkagist autasustamisel poodiumile. Näiteks Reitelil pole palju püüda, ainult 1 koht tõusta, et saada poodiumile. Selleks on vaja Rosenthal poodiumilt ära tõrjuda. Veel loetud kurvid jäänud, kui minnakse viimasele ringile. Ja Mäesaar ei saa ikka piisavalt Pettaile kuskilt kõrvale. Eestselt ei teki seda vaba võimalust, et saaks hakata nüüd rünnakut vormistama. Ta on nagu praktiliselt stanges kinni, aga isegi siis ei leia seda vaba ust, kus jalakuks lahti lüüa ja mööda suruda. Surub praegu Pettai natuke kaitsvama trajektoori peale, aga praegu number 22 meil oli see Rosenthal, kes sõitis minu arust praegu üle ratta ja nüüd üritas kohta kaitsta ka, käisid küljed kokku ja kukub sellega nüüd 4. Reitel tõusis 3. Rosenthal viimasel ringil mängis poodiumi praegu maha. See on see, millest ma just ennem rääkisin, et kui sa lähed rünnakule, siis sa pead arvestama ka, et sa jätaks ka tagaolijale endale ust liiga palju lahti, mida just praegu Rosenthal kahjuks tegi ja sellega tema poodiumi kohaga ära loovutas. Aga loetud kurvid veel jäänud meil siin Pettai jaoks, kellel on võimalik siin võtta võit, aga näete, Mäesaar on nii lähedal, kas siit nüüd on piisavalt momentumit, et finišijoones ei tuleb ära. Hugo Pettai võidab siit ka kadettide klassi finaalsõidu. Väga tubli tulemus tema poolt, on ta seda võitu tükk aega taga jahtinud ja siit nüüd korraliku survega ta võttis selle ära. Mäesaar pole midagi teha, peab lööduks jääma teisel positsioonil ja Reitel ka viimasel ringil siis võttis sisse 3. positsiooni, käsi püsti ka, ma usun, tal kindlasti hea meel poodiumile ta jõudis. Rosenthal jah, siin oma rünnakumanööbriga läks asi nii aia taha, et 3. kohalt, kui üritas võtta teist kohta, langes hoopis 4. Rosenthali jaoks siis 5. leedulane Taagis ja 6. tuleb kohe võtab ruudulise lippu meil Ellamik. No nii, aeg on sealmaal, et aeg on seda autasustamisega ja nagu näha, on poodiumi kõrval valmis juba see ilus karikatega laud.
ning kõik need karikad saavad täna välja jagatud. Meeldetuletuseks olgu nii palju öeldud, et nagu komme ette näeb, siis kes poodiumile kutsutakse sõitjatest, siis selle sama sõitja mehaanik on samamoodi poodiumile palutud. Ja me võimegi alustada. Esimene võistlusklass, keda me täna autasustamine, on meie kõige väiksemad sõitjad, kadettklass, kus kutsume poodiumile küll 3 paremat, aga tegelikult nende kõrvale ka selle klassi kõik 6 sõitjat, ehk siis kadettklassi 6. koht Karl Ellamik. Palun tule poodiumi juurde. 5. koht Gabrielus Tagis. 5th place Gabrielus Tagis, Lithuania. Kadettklassi 4. koht Remi Reitel. Ja nüüd jõuame esikolmikuni ning palun koos mehaanikutega poodiumile 3. koha võitja Remi Rosenthal. Kadettklassi 2. koha võitja Kaspar Mäesaar. Ning kadettklassi aravete etapi võitja Hugo Bettai. Palun koos mehaanikuga poodiumile. Kordan igaks juhuks veel üle meie kadettide esikolmiku 3. koht Remi Rosenthal, Kaspar Mäesaar 2. koht ning etapivõitja Hugo Bettai. Palju õnne veel kord võitjatele! No nii. Kõige tähtsamad toetajad jõuavad ka ilusti poodiumile. Saame pildid tehtud ning liikuda varsti ka edasi.